Tervitan, lugupeetud televaatajad. Ma panin siin mobiilikaamera käima, sest mul on siin selline huvitav töö täna. Näete, siin selline kujunud mänd on vaja. See mänd on vaja maha võtta. Nii vaatame lähemalt. Kui sihukesi suuri puid maha võtta, siis see alati põhjustab sellist natukene närvikõdi. Nii läbimõõt on tal siin suurusjärgus 60 centimeetrit. Ja kui seda puud nüüd lähemalt vaadata, siis ta on täiesti ilusti püsti. Ta ei taha mitte kuhugi poole ise langeda, kui siit alt läbi ta saagida. Ja siin lähedal on üks sihukene väike hoone. See puu ei tohi sellele hoonele peale minna. Ja kui siin veel vaadata, siis on siin veel üks suur potentsiaalne oht, et need ülemised oksad on niivõrd kuivanud, et kui sealt see mõni ülemine oks ära murdub, siis ta võib pähe kukkuda ja see võib kurvasti lõppeda. Nii. Ja neid ohte on vaja siin nüüd manageerida, nagu uue keeles öeldakse. Selline retrosaag on mul kaasas. Et need kuivanud oksad siin pähe mulle ei kukuks, siis ma neid plastikkiile siin maha lõikamisel ja langetamisel kasutada ei taha, sellepärast nende plastikkiilude sisse löömisel virvega siia lõikevuuki võivad need oksad siia alla pudeneda täpselt pähe. Seega, kuna ma kiilusid kasutada siin ei saa või õigemini ei taha, siis ma panin siia sellise rihma ja ma kavatsen tõmmata selle puu sinnapoole siis selle rihma abil. Need on tavaliselt koormarihmad, 3 tükki pandud üksteisega jadamisi. Retrosaag mul käima ei läinud. Praegu on -8 kraadi, saag oli täiesti maha jahtunud ja õnneks oli varusaag kaasas, see Jonsered. Rihm on mul siin nüüd mõõdukalt pingul praegu. Ja nüüd peab see lõikejoon siin olema 90 kraadise nurga all selles suhtes, kuhu ma teda langetada tahan. Ideaalist peaks minema nende 2 väikse puukese vahele. Vaatame, kas õnnestub. Tegelikult too tagumine, mille küljes see rihm on piisavalt kaugel, et kui ta tollele puule otsa läheb, siis ta sellele puule seal taga viga ei tee. Aga sellel puule võib teha küll. Nii. Nii, nüüd ma veel eetriväliselt natukene kohendan seda nurka siit. Ja siis vaatame edasi. Nii, nüüd võiks võtta need kiilud ja panna siia vuuki sisse. Ja nüüd, kui hakata siis seda kirvega tampima neid kiile siia sisse, siis ta hakkab seda puud sinna poole kallutama. Aga ma ei taha nende kiiludega siin, nagu öeldud, tööd teha, sellepärast et ma kardan neid oksi seal üleval, et nad kukuvad mulle pähe. Nüüd ma siis lõikan pisut veel siit tagant teda läbi, kuni siis jääb kuskil selline riba siit teda hoidma. Kuskil 15% sellest tüve läbimõõdust jääb nagu hoidma teda püsti ja siis proovin tõmmata sealt rihmaga. Nii, ja nüüd tuleb siis närvikõdi osa siin. Seal taga
seal puu juures on mul kõik niimoodi lõigatud, nagu ma tahan. Ja nüüd on mul siin 3 kohas võimalik pingutada neid koormarihmasid. Nüüd, kui ma pingutan siit, siis ta hakkab siiapoole mulle peale tulema. Ja ma pean olema valmis siit eest ära jooksma sinna poole. Siin mingisuguseid takistusi mul ei ole. Või teisele poole või kolmas võimalus sinna taha poole. Võtta selle ämbri siit eest ära, et ma siin selle taha ei komistaks. Ja ma hakkan pingutama ja puu hakkab kohe langema. Tuleb siia poole. Tuleb veel vaadata, et targem on ikkagi siia taha poole, ma arvan, minna. Nii, hakkab tulema. Nii, raises. Ja tuleb siia. Nii, suurepärane. Wow. Ja tuleb siia. Nii, suurepärane. Wow. Puu on kuivanud, aga ta teab, mis pehkinud ei ole. Siit saab küttepuud. Ja rähni auk. Nii, ja kui nüüd vaadata, siis ta läks täpselt sinna, kuhu ta pidi minema. Suurepärane. Vahepeal asjad lihtsalt õnnestuvad. Kui nüüd vaadata, missugune see puu siit välja näeb, siis siit on mingisugust juraski kahjustust näha. Aga üldiselt kogu see osa siin on terve puu. Ja siit tuleb küttepuitu. Vaata, palju ta siin läbimõõtu on. Nii. 20, 40, 62 sentimeetrit. Siit tuleb küttepuitu kõvasti. Siit, kus ta kahearvuliseks läheb, siit tuleb ka midagi. Ja küttepuitu saab kuni selle punktini. Siis hakkab selline okstega osa. Ja siit oleks võimalik küll mingit küttepuud teha, aga et siit nendest asjadest küttepuud teha, siis tuleb väga palju vaeva näha. Nende okste kohtadega osade lõhkumine on väga problemaatiline. Tuleb niisugune kõver küttepuu ja see kõver küttepuu ei püsi riidas püsti. Nii et selle kraami siit tuleb kõik ära viia põletusse. Aga mul tekkis selline uitmõte, et ma proovin midagi sellist, mida ma varem teinud ei ole. Ja ma lõikan mootorsaega selle risu siin, millel seda läbimõõtu veel midagi on.
ma lõikan nad väiksemateks tükkideks niimoodi, et ma neid lõhkuma ei peagi ja ma panen need võrkkottidesse. Siis on selle risu äraviimist ka siin vähem. Sellisesse võrkkotti lähevad need väiksemad tükid, mis ma ära lõikan ja nende väiksemate tükkide lõikamiseks on mul 3. saag ka kaasas. See saag on nüüd Tolmar BS 410 aastast 2006. Selle ma ostsin, võtsin ta lahti, tegin korda ja forsseerisin. Tal on nüüd võrreldes sellega, mis ta tehase võimsus on tal nüüd võimsust, ma arvan, 1,5 korda rohkem. Ja ma olen pannud talle ka siis sellise ekstra lühikese lati peale. Ja selle saa eripära on see magneesiumkarteriga ja ta on eriti kerge. Ta on 39 kuupsentimeetrit ja tühi mass ilma lati ja vedeliketa on tal 4,1 kilogrammi. Ja sellega on sihukest väiksemat puud, nagu seal tagapool on, väga mõnus lõigata. Ja mõnus on lõigata ka selle tõttu, et forsseeritud masin on. Nii, pisut tööd selle pisikese putukaga ja sellised tükid on lõigatud. Täitsin ühe kotti juba ära ka. Ta on nii kerge, et võrreldes nende teiste saagidega jätab nagu sellise mänguasja tunde, aga lõikab kõvasti ja tal on välkkiire reaktsioon gaasile. Muidugi mul on niisugune lühikene kett ka, mis seda soodustab. See saemudel tuli välja kuskil 84-85 aastal. See eksemplaar on nüüd 2006. aasta masin ja vist toodeti neid kuskil 2008. aastani välja. Toodeti kahes versioonis, toodeti 33 kuupsentimeetrisena ja 39 kuupsentimeetrisena. See on üldse suurem. 39 kuupsentimeetrine. Profisaeks ei saa seda lugeda, kuigi ta on magneesiumkarteriga. Aga kui ta kuskil 84. aastal välja tuli, siis nagu plastikkarteriga veel saagi suurt ei tehtudki. Ma teen nüüd selle forsseeritud saega siin paar kiiremat lõiget, et siis saaks nagu lähikaadrist ka näha, et kui kiiresti see asi lõikab. Ma lõikangi sellised, mitte pikemad kui siin 15-20 centimeetrit maksimaalselt. Ja siis saab seda juba küttepuuna kasutada.
sest jah, et sellised kohad siin ei võimalda nagu head küttepuud saada, mida oleks mugav lõhkuda. Vaatan veel siia, mis siin on saanud. Siin on sellised. Neid saab isegi väiksemaid tükke kaminapuuna kasutada. Suht kuiv on, aga otse kaminasse panna ei saa veel. Ühe suve veel kuivama. Nii, tore on. Ja edasi läheb töö siis selle jonserediga. Tuli mõte, et võiks võrrelda nende saagide lõikekiirusi. Ma nüüd kohendasin seda tüve niimoodi, et oleks selline, et saaks selle lati pikkusega veel lõigata siin. Jonsered 46 kuupsentimeetrit. See saak tuli välja kuskil 2008. aastal, kui ma ei eksi. Ja ta on see Husqvarna X-Torg mootor. Nii et võib öelda, et see jonsered tuli turule siis, kui see saak turult kadus. Ehk 2008 aasta tase ja see tuli välja kuskil 84. aastal. 39 kuupsentimeetrit, 46 kuupsentimeetrit. Ja kõigepealt siis jonsered. Jonseridega tuli välja päris hästi, et ma ei hakka rohkem katseid tegemagi, et kui saab mingisugune pool sekundit kiiremini, siis sellest pole lugu, et ega siin mingisugune teaduslik katse ei ole. Ja tegelikult ketid on ka natukene erinevad. Nüüd tuleb siis katse tolmeriga. Nii ma tegin tolmeriga 3 katset, et 2 esimest katset umbes sarnaselt nagu jonserediga ja 3. katse ma tegin madalamatel pööretel. Gaas oli kogu aeg põhjas, aga 3. katse käigus ma siis vajutasin rohkem peale ja see viis rohkem pöörded alla. Ja mis on muidugi tähelepanuväärne, et kuigi töömaht on ta suhteliselt vähe, 39 kuupsentimeetrit, siis viimase katse käigus oli kah tegelikult näha ja kuulda ja endal tunda ka, et ikkagi pöördemomenti natukene madalamatel pööretel ja keskmistel pööretel on tal ikka omajagu. Niisugune hea, hästi kerge selline sportlik asi. Niisugune hea siin sellega niimoodi mängida natukene vahepeal. Ma tükeldasin nüüd jonserediga siin poole sellest jämedamast osast ka ära. Ja tänaseks aitab. Kahju, et seda suuremat sakstolmerit käima ei saanud. Aga selleks on mul lähipäeval võimalus. Tulebki lähipäeval siia tagasi tulla, et muidu tuleb lumi peale, siis on juba ebameeldiv. Saed töötasid hästi täna.
Muuseas, see Saks Tolmar forsseeritud on kindlasti nendest 200-st märksa võimsam nüüd pärast forsseerimist. Saks Tolmar ja Tolmar on forsseeritud mootoritega, Jonsered ei ole. Muuseas, ühe sae nimi on Tolmar ja teisel on Saks Tolmar. Nimed on erinevad, aga firma on kogu aeg sama olnud. Lihtsalt 70. aastate lõpust kuni 90. aastate alguseni oli Tolmari firma nimeks Saks Tolmar. Kuulus Saksi firma ostis selle Tolmari firma ära 70. lõpus ja 90. alguses müüs firma edasi Makitale. Ja seejärel olid sae nimed jällegi Tolmarid. Nii õnnestus täna hästi ja läheb homme või ülehomme edasi. Suurepärane.